Aamen, aamen. Õnnistatud pühapäeva. Üks eriline võiduvõimalus, üks eriline julgus öelda, issand elab siin, ta valitseb, ta on juba võitnud. Meie võitleme kõik oma lahingud juba positsioonilt, me oleme võitjad Jeesuse Kristuse nimel. Ja nii nagu me ütleme, see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, au Jumalale. Au elavale Jumalale, halleluuja. Ma tahan alustada täna lauludega, lugeda laulud 93, Jumala püha valitsus. Issand on kuningas, ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega. Ka on ta kinnitanud maailma, et see ei kõiguks. Sinu aujärg on kinnitatud muissest ajast. Igavikust oled sina. Jõed tõssid, issand, jõed tõssid oma hääd, jõed tõssid kohinat. Ja vaadake, kui huvitavat ta võrdleb siin. Ülevam kui paljude vetekohin, ülevam kui merelained on issand ülal kõrgel. Ja kui me nüüd mõtleme, oled sa viibinud laeva peal, kus on kõrged lained? Sel ajal merel olnud, kus on suured lained või kuskil kaldaras. No ütleme, me oleme näinud kindlasti niisuguseid videoklippe, kus on keegi kalda peal ja kuidas seal kaljude vahel see vesi ikka nii võimsalt. No kui tõesti siuke, tal on nagu demonstratsioon, esinemine nagu Jumalale, kui võimsalt seal kivide vahel need lained tõusevad, siis ma ütlen tõesti, no see on võimas vaatepilt, eks. Ja Jumal ütleb, et veel võimsam kui see vaatepilt. Mina olen seal ülevusega. Mina olen Jumal, kes on ülendatud. Mina olen seal kõige kõrgemal positsioonil ja mina olen sinu isa. Ma tean, mida sa mõtled. Ma tean, mida sa tunned. Ma tean, mis sul on plaanis. Ma tean, mille pärast sa oma pead vahest rohkem vaevad kui peaks. Looda minu peale. Ma olen nii võimas, isa, ma olen nii võimas, et looda minu peale. Ma ei jäta sind hätta. Ma ei ole kunagi sind milleski ära unustanud. Lähen 5. edasi. Sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, oh issand, igaveseks ajaks. Ja kui ma lugesin kõiki neid viiteid, mis räägivad sellest samast kirjakohast, siis seal ütleb, Jumala mõistus on mõõtmatu, Jumal on väsimatu, ta ei väsi mitte kunagi ära. Tema mõistus on uurimatu, ta on võimas ja vägev, ta on pannud pilved taevasse seisma, ta on teinud pilvedest oma vankrid, mille peal ta sõidab, ta on ülevusega riietanud, ta on võimas, ta valitseb kõike, ta on kõikide inimeste, kõikide valitsuste, kõikide meelevaldade üle. Ta on nii võimas Jumal, vahel me justkui unustame selle mitte ära, vaid justkui see läheb meist nagu selle kogu selle igapäevase niisuguse rutiiniga ja selle sagimisega, nagu läheks meist välja voolaks. Täna ma kuulutan, issand, tule oma ülevusega, oma võimsusega, oma perekonna keskele, oma ihu juurde, sest sa oled seda Jeesuse nimel. Tänu ja kiitus sulle. Ja oled sa kuulnud kunagi kellestki inimesest, kes on käinud koguduses ja ta praegu ei käi seal? On sulle mõni inimene teada? No ikka. Ma usun, me kõik teame, me oleme nii kaua juba Jumala koguduses ja Kristuse ihus olnud, et me teame, et on ikka neid ja siis kuidas me mõtleme nende peale? Kas me mõtleme, on ikka jurakad? Või tegelikult meil on mõnes mõttes kahju. Meil on kahju, sest me teame, mis Jumalaga koos, see on igavene elu. Eks me nii loodame, et Jumal ei maga, ei tuku. Nii kui ma ütlesin, Jumala mõistus on uurimatu. Vahel oleme meie just kui Jumala asjade pärast rohkem mures kui Jumal ise. No tundub vahest, meie käitumine on umbes niimoodi, et Jumal, sa ju tead, et ta peab päästetud saama. Jumal, sa ju tead, palun tee tema sees seda tööd. Kullakene, Jumal mõtleski selle pääste välja. See oligi tema esialgne projekt ja plaan.
see, et sina temaga jagad seda, tal on selle üle hea meel, aga ära selles, nagu öeldakse, väga üle pane. Ja kui ma räägin täna, et ma ei räägi nendest inimestest üldse sellise kriitikaga, et vaata, kus nad nüüd on, vaid ma ütlen sulle ühte asja. Kirikus käimine ei ole täpselt seesama, kui sa käid kuskil suurelt staadionil spordivõistlust vaatamas või mingit kontserti vaatamas. See ei ole absoluutselt mitte midagi sarnast. Ta ütleb, kirikus käimine ja sinna kuulumine omab täiesti igavikulist, igavest tähendust. Ja täna, kui me oleme ka siin kogunenud siia kirikusse või enne kui me ütleme kogudusse, me tähistame iga kord Jeesuse Kristuse enda ideed. See, et kogudus loodi, ei ole sinu projekt. Sina lihtsalt oled kaasas sellega, sest ta nii teinud. See on Jumala enda, tema poja lunastuse läbi loodud asi. Aga minu tänase jutluse nimi on, miks on kirik meile vajalik? Mõtlen, me vanad Kristus, nüüd sa paned täna küll oma jutlusega täiesti puusse. Meil on see kõik, nagu öeldakse, ajukurdude vahele, palvekurdude vahele kõik ladestunud see, et miks me käime kirikus. Aga tead, ma tahan sind tegelikult siiralt julgustada, kui õiget asja sa teed. Ja et sa teaksid, et kõigil meil on võitlusi. Ja vahel isegi selline võitlus, et ega mind siin tegelikult keegi ei vajagi ja üldse mind siin ei armastata ja ma usun, et neid mõtteid on vahest meil kuskilt peast läbi puhisend. Ja üleüldse, kui ma Jumalaga koos käin, miks nii palju vastu tuult on? Aga tead, sa oled eesmineja. Sa oled eesvõitleja. Sa lähedki vastu tuult, sest et paljud tulevad sinu järel. Meie ustavuse peale tulevad paljud, ütleb Jumal meie koguduse kohta. Esimesest päevast peale, kui see kogudus rajas, kui ta selle ütles, selle visiooni, siis selle peal me seisame. Nüüd tänane põhiline kirjakoht on Matteuse evangeelium. Päästiautod muudkui lähevad, aga voorivad. Praegu nägin jälle üks veeauto läks. Halleluuja. Matteuse 16, 18. Kes leiab, saab lugeda. Kas keegi sai juba kätte? Matteuse 6, 18. 16, 18. Ma loen ise ja mina ütlen sulle. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Mina usun, sa oled seda kuulnud ja mina olen teoloogiat õppinud mitmed aastad siis, kui see oli. Ja tegelikult see on nagu igal pool nendes, isegi kui ma vaatan praegu need tõlked ja piibli ja isegi elektroonilis, ta ütleb seal ilusti, et kreeka keeles Petros tegelikult tähendab nagu kreekakeelne nimi, Peetruse asemel Petros, ja see on tegelikult tulnud sõnast kalju. Eks? Mitte see kalju, mis on nagu onukalju, vaid kalju kui kivine, nagu kivirünk või ütleme siis niimoodi. Tead, kirik ei ole, veel üks hea fakt, mis ma teile täna ütlen. Kirik ei ole pastorite, piiskopide, koguduse töötegijate, koguduse juhtide idee. On ju hea idee, hea mõte. Vahest tuleb nagu endal läbi raputada. Oota, kelle idee see nüüd siis oli seda kogudust rajada? Just. Jumala idee ja ta ütleb, see on Kristuse enda, Jeesuse Kristuse enda plaan. Ja kui lugesime seda kirja kohta, sellele kaljule mina, Jeesus, ehitan koguduse. Ma ehitan ta kalju peale, vaevalt, et me ehitame apostel Pauluse selja peale seda. See ei ole see koht, vaid see on üks mingi kindel asi, mida Jeesus alustas, ta hakkas tegema kogudust. Ja see on tema printsiip, tema autoriteediga, tema plaaniga. Ma ehitan koguduse, ta ütleb nii huvitavad siin juba ette. Me teame, meil on saatanaga tegemist, meil on võitlusi, põrguväravad, seda ära ei võida. See on kohe kindel fakt. Kogudust, kui sa kuulud kogudusse, vaat seal võitu, see tema ei saa. Mõnel pohal, kus sa oled kogudusest eemal, isegi võib-olla tunned Jumalat ja isegi palvetad, sa võid vahel jääda nõrgaks üksinda. Kirik on Jumala plaan ja kui me tuleme kogudusena kokku, siis me tähistame just Jeesuse Kristuse ideed. Ja sellel on eesmärgipärane mõte, see on tema plaan.
ja ta ütleb, põrgu väravad ei võida ära kirikut. Noh, mina panen nüüd kirik, kogudus nüüd sinna ühte lahtrisse, sest mõni räägib, vene keeles kõlab eriti tserkav on see nagu kirik, eks ole. Inglise keeles on ju ka church on ju kirik, et selles mõttes nagu majaga ühte asja räägitakse. Ja kui me nüüd oleme siin, siis tänastes kirikukalendri kirjakohtades on pealkiri Kutse Jumala riiki. Ja tundus mulle, et kui nüüd Jumala sõna räägib Matteuse 11, ka võta nüüd Matteuse 11 välja. Ja nagu kaks asja oleks nagu, üks on see, et see oli Jeesuse plaan, tema ehitab seda kogudust, kujutad ette, kuidas ta seda ehitab, ise on seal isa paremal käel. Mismoodi tema seda nüüd siis ehitab meil siin? Meie oleme ju siin all. Vaat niimoodi vaimumaailmas asjad toimuvad. Tema seal üleval isa juures olles ikka ehitab seda kogudust. Ja ta ütleb, selle koguduse au läheb ennem tema tulekut nii suuremaks, kui ta eales kunagi on olnud. Ja Matteuse 11:28, kas keegi leidis selle kirjakoha üles, et võiks täitsa lugeda kuni 30. salmini sealt 28. Kristi loeb, jah? Ja. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Nii, nüüd ma teen ühe asja selgeks. Kirikusse tulijad ei tule siia juhuslikult. Kui palju, kogemata sattusin siia, ma ei usu, et sükst asju tegelikult on. Mulle tundub, et kirikusse tulemist nagu kaalutletakse ja mõtiskletakse ja hoopis rohkem. No täiesti teadlikult, eks. Ma juhuslikult astusin. Muidugi, kui sa mõtled, et ma ei ole kunagi käinud, otsin siin selle kandi kiriku üles, see tähendab, sul on kindlasti komme kuskil mujal kirikus käia, et see on sulle nii omane, et sa ütled, ma olen siin kandis, ma tulen. Ja nüüd see sama mõte või see väljend, et võtke enda peale minu ikke. Vaata kuidagi eesti keeles see sõna ikke, see on nagu koorem, eks ole ju. Obustele pannakse ikket külge ja härgadele on ikket küljes. Et ta ütleb, et see on minu ikke ja õppige minult. Aga mida siis? Tegelikult ikke tähendab, see on väljend enese peale võtma ja tähendab kellegi õpetust omaks võtma. Nii et kui tihti me mõtleme, me võtame nüüd kõik Jeesuse koormat. Ei, see on tema õpetus, mida me omaks võtame. Mitte mingi, tead, nüüd ma kannan Jeesus, ma täpselt ei tea, mida ma seal hirmsasti järgi vean, aga ma muudkui vean. Tema õpetus. Meil on antud piibel, see sama Jumala sõna. Ma võin selle sama piibli, nagu öeldakse, aga see õpetus, see peaks saama meile mitte ainult kirjatäheks, vaid meie eluks. See on tema õpetus ja kui ta ütleb meile, võtke enda peale minu ikke, võtke enda peale minu õpetus ja siis läheb väga loogiliselt, õppige minult. Ta tegi ja praktiseeris seda, mida ta õpetas. Ei olnud ainult, et ma räägin teile jube ilusat teooriat, aga tegelikult ma ise ei toimi selle järgi. See on ikkagi täiesti sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja tõesti, kui me vaatame Jeesust, ükskõik mida ta tegi, ta võttis küll ja lükkas need rahavahetajate lauad ümber. Neid hetki oli ka, aga tegelikult see oli alandlikkuses kõik tehtud. See oli austades oma isa, sest vahel me justkui peame ennast nagu kehtestama teatud kohtades. Me ütleme, see jalatäismaa kuulub mulle. Jumal, sina ütlesid, seal kus minu jalad mahad puutuvad, selle sa annad mulle ja mina olen siin, et valitseda ja mina olen siin, et kuulutada Jumala kuningriiki ja kui see sama pealkiri, mis ma ütlesin, kutse Jumala riiki, siis see 30. salm lõpetab, sest minu ikke on hea. Tähendab, minu õpetus on hea. Ta ütleb, see on lausa koorem küll mõnele, kes mõnest asjast veel aru ei saa, pole seda veel omandanud, no kas või see sama tulla kirikusse, siis see koorem on tegelikult kerge. Sul võib-olla peas niisugune küsimus, et võib-olla sul endal enam ei ole, aga võib-olla keegi teine küsib, no mis sa selle kirikusse lähed? Mis see sulle annab? Mis sul sealt saada on? On tuttavad mõtted, eks ju? Aga mis sul sealt iga kord saada on? Aga mis sa üldse oskad sealt kirikust oodata?
parem mine koju, tead, sa oleks 2 veeralt juba ära rohinud selle ajaga. Mina tean, et mõned mehed teevad selle 3 tunniga või naised 3 tunniga, kui ta kirikusse peab minema kõik maailma tööd ära. See on siuke tunne, et see on kõige suurem aja raiskamine, sest täpselt sellel ajal ma teeksin tööd. Ja tead, kui mina olen seda katsetanud ise oma nahal, kuigi mul seda kirikust ära jäämise võimalust nagu väga palju ei ole olnud, aga mõnel mehel minu kõrval on see olnud ja siis ma ütlesin, no mis sa siis ära tegid? Enamjagu ei ole mitte midagi tehtud selle aja jooksul. Tehakse pärast või ennem, aga idee on vähemalt suur. Vahest võib-olla on täkkega läinud. Seda ma praegu ei oska nagu nii konkreetselt. Nii, kummaline arusaamise, et kirikusse minnakse mingist vajadusest. Ja natukene see kirjakoht, mis me lugesime, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, justkui räägikski sellest, et tulge kõik, kel on häda ja viletsus ja rahapuudus ja nälg ja haigus ja tulge kõik kirikusse, tulge. Aga kui ta ütleb, et see on tegelikult tema õpetus, kuhu te peaksite tulema kuuluma, siis saad aru, see annab ju teise nagu ütleme, hoopis teise nagu kaalu või teise siuke mõistmise. Ja kui sa küsitakse, mis sa sinna kirikusse lähed, siis tegelikult ma lähen, kirik on koht ja see on palju massiivsem, tugevam. Siin on palju rohkem jõudu ja väge, lähtudes nüüd sellele kirjakohale, mida ma just lugesin, Matteuse 16:18. Ta on nii võimas asi, see kogudus, et kurat ei võida seda ära. Need samad põrguväravad ei võida seda ära. Milles on siis see kiriku jõud ja vägi? Kus see tuleb? Tead, ma ütlen, see on üks võimas, elav organism. See on päris elu. Kohe 1. Korintuse 12:27. Teie olete ka Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Tead, kuidas ihu saab olla ihu, kui ta pole koos? No kujutate, ma vaatan tänavale, seal üks ports jalgu jalutab ringi, siis seal puupõõsaste peal on 30 paari käsi, eks ole ju, siis oi, seal kõrgel ladvas on silmad, seal kuskil on kõrvad. No, vaat niimoodi Jumala kogudus on pandud toimima, sest Jumal on pannud oma sõna läbi sellise võrdluse sinna, et me oleme ihu ja igaüks ei ole nii, et Monika on ihu, Lea on ihu. Ei ole niimoodi, vaid me oleme osa, igaüksel on oma osa seal ihus. Ja nüüd see ihu idee on ikkagi elav, toimiv organism. Oi tead, meie koguduses ei olegi 300 liiget. Ja kas ta ikka on elav? Meid vist ikka kõiki liikmed ei ole. Sapivõis on puudu või on, ütleme, see pärasool on puudu või? Puhta jura. Jumal ütleb, sa oled. Ja võib-olla tõesti väiksemates kogudustes ongi see, et koguduse töötegijad teevadki rohkem asju ära, kui võib-olla seal, kus on rohkem liikmeid, nad saavad palju rohkem jagada. Aga ma ütlen sulle, kui on iga liige omas kohas, siis läheb see töö väga spetsiifiliseks. Peensusteni, nagu me ütleme, sa oled spetsialist teatud alal. Meie oleme, ma võin öelda, me oleme siin laia profiiliga kõik. Ma mäletan, kui mina lõpetasin pedas, siis minu pedasele diplomi peale oli kirjutatud, et laia profiiliga lasteaiaõpetaja. Just niuke pealkiri oli tal, mul on mingi tunnistus kodus. Nii, et me oleme ihu, elav organism ja me oleme koos, toimime ja sellest tuleb sellele ihule jõud. Siit tuleb selle ihu võimekus ja kui see ihu on koos, siis ta nagu tajub, kuuleb, mõistab palju selgemalt isegi neid asju, mis puudutavad seda ühiskonda, kus me elame. Tihti mõtleme, oi, me oleme hoopis teisest maailmast, me oleme kogudus, me ei ole üldse sellest ühiskonnast. Puhta jura. Meie oleme siin selles maailmas mõjutama pandud. Me oleme täiesti kutsutud seda põrgu väravaid nagu blokeerima, sellega võitlema. Ma jõuan selle peensuse juurde lõpupoole veel. Saatan, miks ta nii väga töötleb siin meie peas seda mõtet, et ära mine kirikusse? Mis tal sellest kasu on? Ma ei lähe ju satanistide kogudusse ka siis, eks ole ju. Ei lähe ju nii kaalukaus. Aga ta teab täpselt, et kui me oleme koos kogudus,
siis me oleme võitmatud. Sellepärast, et see on Kristuse Jeesuse eesmärk. Ja saatan teab, et tema eesmärk, kuidas ta sind muidu saab nõrgaks teha, ta lahutab sind ära kogudusest, kirikust. Eraldab sind ja sa ei ole enam üldse nii efektiivne. Ma ei ütle, et meil peavad kõigil kõik kannid olema. See pole asja tuum. Sa ei ole lihtsalt sellepärast efektiivne, et kas või võrrelda selle näitega, et kui puuhalg, pane lõkke põlema, palju halge põleb kohinal, eks? Võta, tõsta see üks halg. Tead, tal ei ole teist lõket kõrval, sa ei põle ära isegi, tal ei ole seda elutuld seest, et ta lihtsalt kustub ära, tal ei ole kedagi, kes süttab. Isegi kui see, nagu ütleme, puukaigas, mis on põlema pandud ja kui sa eraldad, ta on päris suur puu, tal oleks seal põleda küll. Ta lihtsalt kustub ära, sest teine lõke ei soenda teda. Me oleme niimoodi pandud tööle, et iga Kristuse ihu liige, kui sa ei ole selles ihus, ei saa sa olla täieliselt efektiivne. Matteuse 16:18, ikka see sama kirjakoht, ma ütlen sulle, sina oled Peetrus, sellele kaljule ma ehitan, mina Jeesus ehitan koguduse, põrguväravad ei võida seda ära. Et tahaks rääkida sulle natuke kontekstis, sa võib-olla isegi tead sellest, aga mina, võib-olla teoloogiat, kes on natuke rohkem õppinud või mingid raamatuid lugenud, siis see, kuhu see mõte välja läks, on see, et kontekst. Jeesus oli tulnud Filipposesse, Kaisarea aladele. Ja see oli linn, kus seisis tempel, mille jumalaks on Panu ja see Panu on maa-aluse maailma jumal. Üks niuke, ta oli seal ja see oli nagu mäejalamil see tempel, selle maa-aluse jumala tempel ja seal oli koobas. Ja reaalselt seda too aeg kutsuti ja teati põrguväravate nime all. Oligi niisugune maa-aluse jumalate tempel, kus oli põrguväravad ja seda nimetati allmaakäik. Oligi niisugune too aeg. Ja vaata, kus Jeesus oli, millega ta võrdleb, kuidas ta neid asju räägib. Ja ta käib ja seal küsib Jeesus selle küsimuse. Hoopis nagu me ei rääkinud väravatest, vaid ütleb umbes, kelle teie ütlete mind olevat? Kelle te ütlete? Ja siis Peetrus vastab talle. Tal oli ilmutus. Sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja teised vastasid. Üks ütles, et sa oled Risti Johannes, üks ütles Eelia, veel mõni prohvet, Jeremia. Aga teie ja selles momendis kõlabki kuningriigi võimas tõde. Põrgu väravad ei saa sellest võitu, kui sa oled koguduses. Põrgu väravad ei saa sellest võitu. Niisiis, kui ta oli seal, ta seisis ju otseselt selle maailma jumala või mida inimesed nimetavad, selle värava juures ja ütleb, et teie olete võimsad. Nemad ei saa teist võitu. Ja see sõna, mida kasutatakse seal koguduse kohta, mida Jeesus ehitab, selle sõna te olete kindlasti kuulnud, see sõna eklesia. On ju tuttav? Kogudus kui eklesia. Et see on sihipäraselt ja tegelikult ta tähendab seda. See on, Jeesus on kellegi, ütleme näiteks, Jeesus sihipäraselt kutsus Moonika maailmast välja. Kutsus sinu maailmast välja. Sa oled me oleme kogu inimmassi sees ja äkki kuskilt kellegi seest. Võib-olla sinu lähedal ei olnud mitte keegi too aeg kristlane. Minul oli küll täpselt nii, et kui ta minu välja tõmbas, minu ümber, minu perekonnas. Vanaisa oli juba surnud siis, aga minu perekonnas ei olnud too aeg kristlasi. Õde oli lapsepõlves olnud, aga minu äkki tõmbas kuskilt nagu teisest kohast tõmbas välja. Las ole. Nii, et ma mõtlesin mingi äkki ülekandega seoses, aga ei olnud. Ja kutsus välja nagu rahvamassi hulgast ja ta ütleb, mina ehitan templi, kus inimesed mind, kas see on mõeldud majana, kus inimesed saavad tulla nagu templina või nagu ütleme sellele, majakesena, et tulete siia majakesse ja kummardate mind, ma teen teile ilusa kiriku. Ei, Piibel räägib Moosese ja Taaveti tabernaakel. Tabernaakel on peamiselt kaasaskantav pühamu. Ja iisraelasid kõrbes kasutasid just semalt kaasaskantavat seda, et see oli turvaline
ja katoliiklastel on see nagu ehitatud või kaunistatud kast õigeusu kirikutes, mida kasutati pühitsetud armulaua hoidmiseks ja see võib tähendada suurt hoonet isegi või telki, nii et kasutatakse Jumala teenistuses. Nüüd ma lähen. Jeesus võttis kasutusele tolleaegse, mulle väga meeldib, ise minu jaoks oli see avastus, tead, ta võtab kaasa täiesti poliitilise termini. Ta võtab selle sõna eklesia, täiesti see sõna, et sina oled nagu maailmast välja tõmmatud. Ja Jeesus võttis selle termini kasutusele selliselt, et justkui seal kogu selle, olgu see põrguväravad, see oli see allilmakäik ja kõik, ja siis ta kutsub välja, ta kutsus ju Peetruse, ta kutsus ühe, teise, kolmanda välja sealt ja see oli silmnähtavalt välja kutsutud. Kõik teised võivad istuda, olla nagu pealtvaatajad seal ja näevad, kuidas sind nagu Jeesus kutsub välja ja siis vaatavad, no minul öeldi küll, oi täitsa ennem oli tore, naine läks lolliks. Noh, kutsuti välja mind, eks? Täiesti teiste juuresolekul. Sellel on hind ja sellel on ka selles mõttes ja teised vaatavad, kas sa saad selle panna, selle märguande nagu ära, see kogu aeg nagu lükib niimoodi, et hääletu peale. Ja nüüd, kui me teame, mis tähendab väravad, ma tahan täna natuke peensusteni minna võib-olla, et väravad on, nüüd teate, mis asi on värav? Kas värav saab sind rünnata? Ei, ta on täitsa objekt ühes kindlas kohas, ta on pigem, võib-olla on ta niisugune ütleme niisugune koht, nagu mille kohta me ütleme, et objekt, kasutatakse terminit ja tegelikult, kui nüüd päris hästi mõelda, meie kohta kasutate, kas ka teile, et me oleme elava Jumala tempel. Aga värav kui selline, et ma olen osa sellest Kristuse ihust küll ja kui ta mind kutsub sealt välja, siis mina ütlen talle ainult jah, on ju? Ma ütlen jah ja see jah ongi see, et sa oled välja kutsutud tema poolt. Aga sa võid ju olla jälgida seda kutsumist. Ma nägin, kuidas Moonika välja kutsuti. Ma jälgin kõrvalt. Ahah, jah, Lea ka välja kutsutud ja Aivo välja kutsutud ja Maarika välja kutsutud ja mina ei vasta Jeesusele jah, sest mina jälgin asja, ma olen jälgija. Ma olen see vaatleja. Vaatame, mis nad teevad. Kuidas nad ellu jäävad. Mis nad siblivad seal, hoopis teistmoodi hakkavad käituma. Ja sinna juurde käib ka seesama, seda kõike ehitab Jeesus. Nii, ütleme, ma tulen näitega tagasi sellesse kohta, kus me oleme staadionil, oleme jalgpallimängu vaatamas. Nii, kes on meeskond, keda nimetatakse seal platsi peal mängijateks? Kas need, kes istuvad seal publiku hulgas, ja karjuvad, kiidavad ja need mängivad. Kes on siis see meeskond? Need jalgpallurid, kes on seal platsi peal, eks teised on ju kõik vaatlejad. Ma just tahtsin seda vaatlejad. Aga vaata, kas me niimoodi ei toimi koguduses ka. Osad on koguduses vaatlejad. Nad tulevad ja vaatavad, mis me siin teeme. Aga Jumal ei ole mõelnud, et keegi oleks vaatleja. Sa lähed jalgpallivõistlustele, sa tõesti oled vaatleja. Aga teate, kui sa teleka ees juhtud vaatama seda mängu, teate, kuidas mäng käib või? Oi loll! No miks ta niimoodi jookseb? Miks ta sinna poole? Miks ta seda väravat ei teinud? Teate, kui paljud samamoodi vaatavad kogudust. Nad oskavad täpselt öelda, mida meie siin kogudust tegema peame. Kõrvalt vaadates vaatavad, kuidas me peame olema, kuidas me peame käituma, mismoodi me peame mõtlema. Nad isegi oskavad öelda, kuidas me elama peame. Millal meie hommik algab ja millal me magama läheme. Nad teavad täpselt kõrvalt. Nad on vaatlejad. Neil on üks mingi arusaamine. Ja nüüd kogudusena ei ole Jeesus seda küll niimoodi. Kui sageli me arvame, ma kordan seda mõtet, et me tuleme kirikusse jälgima, nii nagu me ei ole see, et me ei ole kirikusse tulnud, et olla... Nii, ma lähen siit mõttega edasi. Mina, kuigi ma olen siin nüüd ees ja jutlustan teile, ja ma iga kord tulen sellise nagu ettevalmistusega või pühendumisega ja ma tõesti, te teate ise ka, et ma tõesti näen vaeva, ma teen tööd,
nii kuidas ma oskan ja tulen siia, mõtlen, saaks ma ometi neil meelt lahutada, saaks ma neil ometi midagi pakkuda sellist, et nad läheksid siin rõõmsate nägudega, mida ma teile kõik anda tahaks. Ja vahel te lähete siit ära. Noh, jälle midagi oli siin, ei tea, mis siin siis nüüd oli. Aga me olime koos kui Kristuse ihu. Ma usun, et isegi kui saatan tuleb, oled sa tähele pannud, et ülistusgrupp tuleb ette, valmistab, ülistab. Ta on ju ette mõelnud need laulud, see ei ole niisama. Vahepeal tuleb ülistuse ajal, meil täna oli väga paar mitte muutust oli ülistuse ajal. Ja kuidagi Jumal vaim juhtist, et kuidagi nii. Ja siis me mõtleme, oi, tema teeb nagu oma kontserti, eks ole ju. Mina teen siin oma kontserti, pean loengut. Et noh, siis üks põnev koht tegelikult peaks olema. Ja ometigi see sama vaatlejad ja publik jälgivad, kritiseerivad, kiidavad, aplodeerivad isegi vahest, aga nad ei mängi. Kogudus, kes me oleme siin kirikus sees või selles kogudusse kuuluvad, meie oleme kõik mängijad. Kirik ei ole vaatlejatele. Istub ja muudkui jälgib. Kui sa hakkad niimoodi istuma ja jälgima, siis tekib vasti see, et noh, ma kohe jõuan sinna. Kirik on elav organism, igaühel on siin oma funktsioon, oma tannid, oma kutsumine ja see sõna eklesia tähendab, et inimesed, kes on väljakul, mängivad kõik koos. Need, keda Jeesus ütleb, keda mina olen kutsunud, mina tõin nad maailmast välja. Ma tõssin sealt täiesti nad välja, ma kutsusin, nad ütlesid mulle jah. Ja nüüd ma hakkan neid puhastama, ma teen nendega tööd, ma kasvatan neid, siis meie vaatame, koguduses eksisteerib ka vahest niisugust asja. Ei tea, kas tema üldse Jumal temaga tööd teeb või? Ei tea, kas temas üldse midagi muutub või? Ei tea, kas on nii? Ma eeldan, et me nii ei mõtle, aga ma olen niisugust suhtumist kuulnud küll, eks? Et me kuidagi tahame nagu enda malli järgi panna. Iga üks, kes on saanud kiriku osaks, on kutsutud. Tegelikult, kui me nüüd mõtleme, vaata, missugune aukvartus tekib siin. Ta on Jumala enda poolt kutsutud. Ja eesmärgiga. Ja sina pead ütlema talle samamoodi jah. Tead, mina olen selle kuningriigi meeskond ja see toode, ma ei, kas ma võin nii öelda, aga et me teeme selle nagu teistele kätte saadavaks. Me oleme vaata siin olemas. Me tuleme siin iga kord ja vahel juhtub, keegi tuleb veel uurima ja vaatlema, aga tõenäoliselt ta ei saa jääda vaatlejaks. Temast saab ikkagi see koguduse liige mingi aja pärast, et see on nagu loomulik asjade käik. Ja nüüd, kui ma loen 1. Korintuse 1, 26-31, ma loen täpselt Jumala sõna, et illustreerida, kuidas Jeesus on seda mõelnud. Vaadake, vennad, ma võin öelda ka õed, iseendid, millistena te olete kutsutud? Millised me oleme? Mäletad, millised me kunagi olime? Mina ei arvanud küll ennast kehvasti, kui ma maailmas olin. Mina küll ei arvanud, et ma oleks väga nii nagu, ütleme, viimane hunnik kuskil pulga peal. Mina olin päris endast täitsa normaalne võtt. Ma täitsa okei, tädi. Ja miks ma peaksin arvamagi? Aga nüüd, kui Jumal hakkas minuga tegelema, siis ta näitas, et minu arusaamistes olid väga suured käärid tema tõega, tema tarkusega. Mina arvasin, see on mul hästi, see on mul hästi. Aga tema näitas mulle, tead, kui hea on tulla öelda. Tead, ma võin nendest asjadest tagant järgi rääkida. Mul ei ole enam üldse häbi. Mul ei ole mingit, ma räägin rõõmuga, sest Jumal on seda tööd teinud minu sees. Ta on teinud, puhastanud, kaalunud, keetnud, küpsetanud, mida kõike ta on teinud. Ja nagu ükskord ta meil siin ütles, et ma olen teid hästi kasvatanud, kui teil on meeles, ükskord oli üks prohvetlik sõnum. Ta ütleb siin, mina olen, te olete kutsutud mitte palju tarku inimeste meelest. Kas me oleme Paliveres need suured, targad, võimsad, vägevad, et kõik ennem seda aukartusega meisse vaatasid. Ega me ei ole ka midagi hullikest olnud, me oleme täitsa tavalised inimesed, aga millegipärast, minu kohta öeldi küll, et läks lolliks, eks ole, aga mõned lihtsalt lähevad, see on ka vaband. Kui palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, ütleb Jumala sõna, kuid Jumal on valinud maailma meelest, isegi lausa mõned on narrid maailma meelest. Et häbistada tarku, et Jumal on valinud maailma meelest nõrgad,
et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes on maailma meelest alamast soost, halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, kes iseendast midagi eriti ei arva, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks oma ees, ei kiitleks Jumala ees, aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud. Kes tahab kiidelda? Kiidelgu issanda üle. Ma olin lõpuaktusel. Kõik teavad, kelle lõpuaktusel ma käisin, lõpetas teoloogilise usuteadusliku kooli seal Baptistiliidu oma ja siis õppejõud Einike Pilli rääkis iga õpilase kohta, 10 lõpetajat oli, iga ühe kohta rääkis ja see, kelle peole mina nagu olin siis tulnud, selle kohta ta ütles niimoodi, et kui ta tuli kooli sisse astuma, siis tal oli väga halvad kogemused üleüldse õppimisega. Aga me oleme temaga varem rääkinud, ta ütles, ma nii tahaks ülikooli minna. Ma ei tea, miks tal süke, minul on ka see mõte olnud, aga see on nüüd läbitud. Aga süke tunne, ta ütles, ma ei oska õppida, mul ei ole kunagi elus õppimine hästi välja tulnud. Ma olen nii palju ponnistusi, mul on nii palju halbu kogemuse õppimisega. Mul on nii kehvasti ja mul on nii tugev plokk ees, et ma ei saa hakkama. Nüüd ta õppis seal koolis, kõigepealt ta läks 4 pühi piiblikooli, 4 pühi piiblikoolist ta läks kohe teoloogilisse usuteaduslikku seminari kohe õppima. Ja tegelikult see õppeaeg on 5 aastat. Ja nüüd õppejõud ütleb tema kohta. Ta on kõige rohkem muutunud inimene meie hulgas. Ta on kõige rohkem arenenud, sest tal oli nii halb enesehinnang õppimise koha pealt. Ja kui me mõtleme, et Jumalaga asjad nagu peaks minema plõks, aga vahest on mõni asi vaja aega. Ja Rutt ise, vabandust, nüüd tuli välja see sõna, aga tema ütles enda kohta niimoodi. Teate, ma õppisin ennast tundma. Ma ei teadnud, et ma nii süsteemne olen. Ma ei teadnud, et ma saan hakkama. Ma arvasin, isegi Einike Pilli, kui ta ütles, et ta võttis ta vastust, ta ütles, ma tahaks, aga ma ei tea, kas ma saan hakkama. Ma ei tea, kas on võimalik. Vaata, ta oli niivõrd ebakindel, tohutult ebakindel ja ma olen kuulnud teisi inimesi, kellel on koolis õppimisega nii kehvad kogemused. Ja ta ei julgegi õppida, nii nagu tal natukene tuleb raskust ette. Tal lööb niisuguse ploki ette, et ta midagi ei suuda. Ta ei suuda isegi mõelda, tal on täiesti äng. Siin ka võib olla vaimulik, nagu ütleme, surve ees. Ja ta ütleb, et Jumal võtab need, kes mitte midagi ei ole ja hakkab nendega tööd tegema. Teeb ja just siin koguduses ta teeb. Sest me oleme vahest teine teisele julgustuseks. Ütleb, ma ei saa, ärge rääkige mulle. Ja isegi kui Jumal seisab sinu kõrval lahendusega, siis sa lihtsalt ei näe seda lahendust, sest sul on paanika. Sellepärast, et sul on kehva kogemus. Ja nüüd ju, lähme siit edasi. Mina viin sind edasi. Mina sind kutsusin. Mina ehitan kogudus ja ma ehitan sind ka. Nüüd lähen tagasi selle Peetruse juurde, ehk Petrus, Kalju, et kirik on, ma juba korra nimetasin, et ei ole nii, et me oleme rajatud sinna Peetruse selja peale ja või ütleme, et Peetrus oli juht ja nüüd kõik seisab seal. Ei, me oleme kõik kivid ja tegelikult osa sellest kindlast kaljust, kelle kohta me ütleme, Kristuse peale oleme ehitatud. Nurgakivi, tema on kõigile aluse pannud. Me tähistame seda, et tema, Jeesus, on see, et ta on meie koguduse pea, meie oleme tema ihuliikmed. Ja nüüd ma tahan jõuda sinna väravateni. Te kindlasti teate, et väravad ise ei tule meid ründama ja see, kui meie lõhume kuskil ära mingid väravad, sellega vaimne atmosfäär ei muutu. Läheme lihtsalt lõhume selle mingi puust väravad ära, saate mu mõttekäigust aru, eks ole. Kas see muudab midagi? Astud oma majja sisse, lõhud aia vära ära, ütleb, vaat nüüd läheb ehituseks, vaat ma lõhun selle vana värava ära. Tegelikult see ei muuda mitte midagi, eks? Aga nüüd tuletame meelde, mis tähendus oli piiblis väraval. Väravas istusid selle paiga targad kõik koos, see on jälle poliitiline termin täiesti. Selle paiga vanemad tulid kokku, seal samas väraval mõisteti kohut, võeti vastu otsuseid, arutleti asju, seal toimus väga tõsine, tark poliitiline tegevus. Ja nüüd see sama, milleks on kogudus pandud toimima, väravad olid too aeg koht, nagu ma ütlesin, võeti vastu otsuseid, seal istusid rahva vanemad. Isegi strateegiaid võeti vastu, väravad on tegelikult
kaitsekonstruktsioon, on ju? Värav kui selline, linna ees seisab lihtsalt üks kaitsekonstruktsioon, puust väravad või rauast väravad. Tegelikult ei saa kunagi väravat sind rünnata, aga teate, kirik saab küll rünnata. Kirik pole see, et ta jookseb nagu ära saatana eest ja põrgu väravate eest. Kirik on see, kes astub oma vaenlase väe peale. Jeesus räägib nagu põrgu väravate eest, ta ütleb, ma tõin selle näite ennem, et ta seisab seal selle maailma ebajumalat ees, ütleb, minu kirik purustab kogu pimeduse väe, valitsused ja kõik need pimeduse meelevallad. Minu kirik ründab vaenlase plaane, minu kirik hävitab need vaenlase plaanid, minu kirik on Kristuse ihu. Kui me ründame seda, siis saatan ei suuda selle elavale organismile vastu seista. Nad ei suuda meid ära võita. 1. Korintuse 12, kui te olete nõus, ma ei ole see endale siia välja kirjutanud, et kes tahab võtta lahti see 12-20. 1. Korintuse 12, salmidest 12-20. See räägib erinevatest liikmetest, ihuliikmetest, lihtsalt, et Jumala sõna panna siia kõrvale, kuidas Jumal on seda mõelnud. Nii. 1. Korintuse 12. Ja 12. salmist kuni 20. salmini. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Aitäh! Toodi näide jala kohta. Nii, keegi on jalg ja tuleb kogudusse, ütleb, liige küll, ütleb, tead, mind ei armastate, mitte keegi siin minust ei hooli, minusse ei suhtuta üldse lugupidamisega, isegi mitte keegi ei näe mu varbaid, kui ma kirikust tulen, mul on jalanud jalas üheks. Mitte keegi ei näe mu varbaid, need võiks austada isegi, keegi ei näe. Aga tead, inimene olles jalg ei suhtu ju sinusse, nagu sa peaksid käsi olema. Sa oledki jalg, kui sa oled jalg, eks ju. Mina ei ole selline nagu Kristi. Ja ammugi Lea ei ole selline võib-olla nagu Moonika. Me olemegi erinevad. Täiesti erinevad. Ja nüüd saatan ütleb, oi näe, sul on siin paar vastu tuult, oi näe, teil tekkis siin väikesugune niisugune nagu ebakõla. Sinu koht vist ei ole siin. Tead, ma võin, sa võid kõik Eestimaa kogudused läbi käia. Sa ei leia ikka seda nii, et mis sulle hirmsasti meeldib, et kõik silitavad su pead ja kõik täidavad su vajadused ja teevad sulle kõik, mis sa iganes mõtled. Niimoodi ei ole see üldse. Tänapäeval on, teate, kui hea lahendus saatan leidnud. Istud diivanil, jälgid teenistust, sa ei pea mitte kellegagi arvestama, keegi ei häiri sind seal kodus diivani ees, ma ei räägi sellest olukorrast, kui vahest on hädasti vaja, keegi on tööl või oled haige, sa saad tõesti järgi vaadata, see on ikka väga hea võimalus praegu, tõesti on hea võimalus. Nii et kui tööl või ühesõnaga sinu panus, sinu liikmelisus, aga jääb osalemata. Sa oled liige siis, kui sa tuled kohale. Mul on kodus ju palju pingevabam. Ma ei pea isegi pitšaamat sellest ära võtma, võtan oma hommiku kohvi, olen teleka ees, keegi käi mulle närvidele, keegi ei nõua mult mitte midagi, keegi isegi ei lõuga, nagu mina siin lõugan, eks ole, kena rahulik, seal saad hääle maha keerata, kui ta väga hakkab tempot tõstma. Nii. Aga kui mulle jäi keegi, nagu ma ütlen sulle, seal kodus mulle meeldib endas kõik, on ju? Mulle meeldib, et ma olen kodus, see on täitsa tore. Mulle täitsa meeldib kodus. Aga vahel võib juhtuda nii, et sulle ei meeldi endas paljud asjad, on ju? Mulle ei meeldi koguduses teatud inimestel teatud asjad,
aga tead, mulle endale ei meeldi ka endast teatud asjad ja ma usun, sa tead, et sul on ka mingid asjad, mis sulle endale ei meeldi. Aga see ongi ihu. Nüüd, et kogu ihu on, tead, kui kellelgi on, minul on nõrkus, siis sinul võib olla selle kohta täielik tugevus, mis on minu jaoks nii lihtne, sinul võib olla tohutu ületamatu. Me olemegi selles mõttes, no pane sa nüüd jalg kallistama. Proovi sa panna jalg kallistama. Jaa, mingisugused, tead, et igasugused need maandusvõtted on, nii et tõmbad selle kaela ümber jala ja pigistad nii, et on. Aga ta ei ole mõeldud kallistama. Käed on mõeldud kallistama. Ja võin äkki, mul on kunagi, ma tean, et oleks, ma ei tea, kas te olete kuulnud niisugust anekdooti, et ühesõnaga kilpkon vaatas jänest ja jänes hüppab, jookseb ja trapsib, sipsib. Ta nii tahtis olla ka jänes. Teate, kuidas ta treenis, et olla nagu jänes kiire, hopp sinna põõsa vahele, hopp sinna põõsa. Tead, ta treenis ja ta ei saanud iialgi jäneseks. Ja meil ei ole vaja ka ennast treenida jäneseks. Oleme need, kelleks Jumal on meid kutsunud. Tead, Jumal teeb seda imelist tööd meie sees. Aga tead, kui huvitav on see, et nemad vahest teiste nõrkused, teiste tugevad katavad kinni minu nõrkused. Ja nagu me ütleme, et mõni on niisugune kehaosa, mida varjatakse rohkem kui teist. Aga ära ole publik. Ole siin, ma võib-olla ei ole, võib-olla sina, mitte kõik ei ole jutlustajad, eks, kõik ei ole ülistajad, aga tead, sa oled eestpalvetaja. Sa oled see, mõnel on eriline tunnetus, kui keegi on nõrk, ta läheb kohe julgustab teda. Ta ütleb talle 2 lauset, oi, kui tore on siin näha ja tal ei olegi rohkem vaja, ta on üles ehitatud täiesti. Ja vaata, kui mina seda iga kord, no ma ootan ikka seda pastorit, pastor peaks ikka iga kord tulema seda. Teate, lõpuks, ta enam ei jääks mu sõnu uskuma. Ta ütleb, no tema räägib kogu aeg ainult ühte sama, ma olen tore, ma olen hea, ma olen ilus. Mina küll ei usu, et see on niimoodi. No vaata, nagu öeldakse, me olemegi erinevad. Ja vahel on nii väga vaja, et keegi, ja vahel võib-olla kõige rohkem on kiitus selle suust või niisugune tunnustus või julgustus selle suust, kes seda tavaliselt üldse ei tee. Nii et kujutad ette, et me oleme üks elav organism, aga meil on veel üks asi, meil on veri. Jeesuse veri voolab meie sees. Kujutad ette, kui sinu jalg ei saa täielikult verevarustust. Teate, mis juhtub siis? Meditsiiniliselt öeldakse, et seal on tromb ja jalg lõigatakse otsast ära, sest ta ei saa verevarustust. Aga Kristuse ihu, kui sa oled kuskil eraldatud, see jalg, tal ei jookse verd, aga sa tuled siia ihusse, teiste juurde. Jumal hakkab voolama sinu sees. Selle uue verevooluga, selle uue värske verega, sul organism vajab hapnikku. Nii lihtne, eks ju, kui sa praegu, mina niimoodi räägin, on ju hästi lihtne. Aga vahel just, kui me oleme nagu kuidagi kinni jäänud või saatan on suutnud nii palju valetada, et ei ole piisavalt, mis iganes. Kõige populaarsem vale, mis tänapäeval praeguses ajas on, et Jumal on minuga ju ka kodus. Jumal on ju mind kutsunud, ta on mind võidnud, ma võin ju kodus ka palvetada, ma võin ju kodus ka piiblit lugeda, ma võin kodus ka täituda Jumala vaimuga. Ma võin vaadata kõiki ülekandeid ja teate, mitte mingisugust maarikat. Ma vaatan, tead, kõike, tead, nii kuulsaid pastorid vaatan internetist, et aga ma võin sulle öelda, et sellel maarikal on võib-olla sinu jaoks konkreetselt väga konkreetne sõnum. Ja võib-olla sellel, mis iganes ta nüüd on, öelge mõni kuulus nimi. Öelge mulle mõni kuulus nimi, mõni kuulus jutlustaja. Billy Graham, nii, Billy Graham, eks ole, aga Billy Graham räägib hoopis kuskil mujal teisele kogudusele ja see ei jõua sinuni, sest tema räägib sinna, tema on seal karjane. Ega Peetrusele muidu öelda, toida mu lambaid. Toida minu lambaid. Ja need olid need lambad, kes seal olid konkreetselt. Ja tead, mõnele inimesele see on veennud saatan pikka aega. Oi, sa ei ole ikka see ihu. Sul ei ole vaja kirikusse minna. Ja see ongi see funktsioon. Ta kisub meid sellest lõkkest välja. Võib-olla vahel on nii, et tead, sa võid olla nii läbi kurnatud, sul on nii palju tohutult tööd teha. Tead, kui sa tuled lõkkesse, siis see, et sa kord nädalas tuled siia lõkkesse, see hoiab su elus. Aga kui sa oled kogu aeg ainult eraldi, ma ei jõuagi sinna lõkkesse minna, eks ole. Siis ma ütlen sulle, kui sa muud ei jõua, siis tuleb ainult lõkkesse korraks sooja.
tead, ma ütlen sulle, ta sulatab sind selle kas ühe, jumal teab, kui palju sul on pingutusi. Paljud on niimoodi küll jumala poolt kutsutud, aga nad ei põle enam. See saatan üritab sulle kogu öelda, et ei, sind ei ole, pole vaja, sa võid koduski olla. Et üks teoloog ütles, et inimesed ilma konfliktideta ei tõuse mitte kunagi uuele tasemele. Ja see, kui meil on siin natuke mõned konfliktid veel, aga siis tegelikult me sellega kasvame. Kuidas ihus tekivad konfliktid? Kui sa kodus istud, sul ei ole mingeid konflikte. Võib-olla sa võid endaga pahuksis olla. Ja, ei, aga ma räägin just, kui sa vaatad neid jutlusi seal internetis ülekandega. Sul ei ole mingit konflikti. Ja kui sul närvidele käib, mis ta räägib, paned sul aparaadi kinni, vajutad sul nupule, lõpeta. Jah, just, vaatad kedagi teist. Jumal teab, millal ja kus sinu elu on. Ta avab sulle silmad ja alles hiljem sa mõistad, et sa oled millestki vabanenud. Vahel ei toimu see üldse samal hetkel, kui sind vabastatakse. Või ütleme, kui sa kuuled Jumala sõna ja sa ei saa üldse aru, et kuule nüüd midagi suurt toimus. Aga mõni väga tihti ütleb, ma ei tea, millal see asi mu elust ära kadus. Ma palvetasin mingi aeg intensiivselt, lihtsalt on kadunud. Ja niimoodi Jumal töötab. Me kõiki asju ei saagi öelda, oi, ma tean täpselt, millal see juhtus, kuidas see juhtub. Nii et ära muretse, ütleb Jeesus sulle. Mina olen sinuga koos. Ära muretse. Ma tean täpselt, kus sa oled ja mis sa oled. Ma olen sinuga. Minu armastus ei ole nagu tuulelipp. Oi, unustasid 2 tundi mu peale mõtlemata. Vaata, armunutel on. Oi, kas sa igatsenudki mind? Kas sa ei helistanudki mul 2 tundi? See pole üldse mulle helistanud. Aga Jeesus, need on niisugused asjad, mis on toredad isegi kohati, eks ole. Aga kui sa juba pikemat aega oled, siis sa mõtled, et ma pean kogu mõtlema, et ma pean helistama talle, sest ta muidu arvab, et ma ei armasta teda. Et igaks asjaks on nagu oma aeg ja oma koht. Aga Jeesus ütleb, et mina ei jäta sind kunagi. Mul on üks näide selle kohta, kuidas üks noor tüdruk pöördus moslemi usust kristlusse. Ja kuna tema isa oli niisugune põhimõtteline moslem, siis ta võttis oma tütre seal külas, kus ta oli. Pani talle ahelad kaela, ketiga võttis järgi, kõndis mööda küla demonstratiivselt, et ta peale sülitataks, et teda kividega loobitaks ja ta kiskus ta veel alasti ka. Nii et palja noore neiuga kõndis oma isa mööda tänavat ja lubas seda teha. Ja kui ta jõudis sinna kuskile küla lõppu, see on mul loetud üks lugu, ja see on tõesti sündid lugu, mitte ma ei ole seda välja mõelnud, ma lugesin, see on tunnistus. Ja siis ta ütleb, ta jõudis küla lõppu, tuleb küla, ma ei tea, või teise küla mingi väga jõukas mees ja ütleb, et ma ostan ta sult ära, ei saa müüb selle tüdruku ära. Ja küsib, et mis sa arvad, miks ma su ära ostsin? No, et ma sind teeniksin. Ei. Kaugel sellest. Ma nägin, kui sa kõndisid mööda, mis sul nägu oli. Ma nägin sinus kindlameelsust. Ma nägin sinus sellist ausus ilmades, et kui nad ka sind loopisid, kui nad kes tomatid, kes millega, sa olid lihtsalt sellise rahu ja kindlameelsusega. Ja ta ütles, jaa, ma tean, räägi, keda sa teenid, räägi mulle sellest Jumalast, keda sa teenid. Ja siis ta ütles, et sellel hetkel, kui isa hakkas minuga kõndima mööda küla tänavaid, Jeesus tuli minu juurde. Ta oli hoopis vaimselt teises reaalsuses. Ta tantsis Jeesusega. Jeesus kallas ta üle lilledega. Ta oli nagu täiesti teises dimensioonis. Kui ta ütleb, ja ma olin loomulikult, tõenäoliselt oli väga rahulolev või väga kindlameelne. See pilk, kui sa vaatad oma issanda peale ja siis see mees oli väga autoriteetne mees, terve tema suguvõsa võttis Jumala vastu pärast seda. Terve tema, mis iganes, kelle üle ta siis oli juht ja valitseja. Ja ta ütles, seda Jumalat, kes niimoodi sind hoidis, seda Jumalat ma tahan tunda.
nii et kui me oleme kogudusena siin, mõtleme, tead, kas me siin ikka oleme märgatavad, kas me oleme ikka, me teame, kes me oleme. Me oleme siin selles paigas Kristuse ihu. Me oleme need liikmed, kuhu meid on Jumal kutsunud. Mina ei ole omal seda elukohta siin valinud. Ma tulin siia Läänemaale Jõhvist elama, siis minul oli plaan, kuna mu abikaasa vanemad elasid hoopis seal kiriku all lähemale Koela külas, siis meie teadsime, et me läheme kuskile sinna, tahame saada kodu. Aga meid juhatati siia ja siis keegi ütleb, et see on palju ilusam kodukant. Nüüd ma saan küll aru, et Jumal mind hästi juhtinud. Kujutad ette mina, kes ma armastan vett, kui mu kodukandis poleks vett olnud. Jumal teadis, vahest teab paremini, mida meie vajame. Nii et kohe ma lõpetan. Nii et tead, Jumal olen sinu jaoks pannud teatud õnnistused valmis. Ja vahel on see, et saatan püüab meile kohutavalt meenutada, et kuule, lepi vähemaga. Loobu sellest, mis sa tegelikult unistad. Loobu sellest. Aga ära loobu. Jumal on sinu jaoks imelised õnnistused, sest ta nii armastab sind. Ta ei ole kunagi sind majetnud. Ta ei ole sinu kasvatamist lõpetanud. Ta ei ole sinu ehitamist lõpetanud. Ja ta teab, sa kuulud ihusse. Ta saab sind kasvatada, sest sa kuulud ihusse. Sa oled tule keskel, sa oled lõkke keskel. Oota täna seda. Ja Jumal ütleb, et sellepärast, et mõnele, vaata ta ütleb, et kui keegi on väga järjekindel, järele jätmatu, siis Jumal annab talle selle, mida ta küsib, eks ju. Ta muudkui küsib ja küsib, aga täpselt samamoodi. Ma usun vanemana, sa tead, kui sinu laps küsib sinugust mingit asja järele jätmatult kogu aeg, tal on see soov alles, ta ei ole aastatega soovi unustanud, ta annab sulle. Ole järjekindel. Niisiis, ära siis kiirusta selles tempos, mida sina arvad, et kuidas Jumal peaks asju tegema, kuidas tema peaks need su ellu tooma. Ela veendumusega oma sisemuses, et ta teeb sinu jaoks kõikige parima ja sul on seda, mida tema su jaoks on välja mõelnud. Tead, ma usun, et see on tohutu üllatus. Kui Hiob oli mees, kelle kohta öeldakse, et talt võeti kõik ära, ta sai rohkem tagasi, kui ta eales ära võeti. Ja õpetussõnad 11.31 ütleb niimoodi, et tihti öeldakse, et me kunagi läheme sinna üles taevasse, siis me saame tasu. Tead sa, piibel sellest küll nii, piibel ütleb, õigele tasutakse maa peal ja saati siis seda, kes on õel ja patune. Kõik saavad juba siin maa peal oma tasu kätte. Rahvad tulevad, tead, siis sinu valguse juurde, mis on sinust lähtub. Sa ütled, mismoodi, aga ma ei hiilga ju. Mina ei tea, aga paljud inimesed on tunnistanud seda. Ma tahan millegi pärast su juurde tulla, sest sust tuleb mingi valgus, mida ma ei oska seletada. Aga Jumal niimoodi teebki, ta on meie sisse pannud mingi valguse. Me ei tea, miks nad tulevad meie juurde. Nad lihtsalt tahavad olla meiega. Aga Jumal teeb nii, sest ta on teinud pikemat aega. Me oleme üks ihu. Nii et kui me läheme ka kogudusest eemale, siis me funktsioneerime samamoodi. Aga see kokku tulemine ongi see ihu. Täpselt samamoodi, kui ma teen tööd, ma teen ju 2 käega, küpsetan, ütleme. Mul on 2 kätt käigus, aga terve aeg jalad seisavad ja silmad näevad kõrv. Vaata, kuidas see funktsioneerib. Ühel äkki on, ma lähen ujuma, siis töötab jalad võib-olla väga intensiivselt, eks? Jooksma lähen rattaga sõitma, jalad töötavad intensiivselt. Võib-olla üldse ma ei mõtiskle millegi muu, laulan lihtsalt ja sõidan rattaga. Niimoodi toimib see ihu. Vahel pingutab üks, vahel pingutab teine ihu osa. Nii et rahvad tulevad su paistuse juurde. Ja see pole vaid see Jumal, kes kogu reageerib, kontrollib, kas sa teed õigesti või sa teed valesti, kas sa teed seda või teist. Ei, ta on armuline, halastav, helde. Ta ütleb, kõik kuulub sulle. Tema on ju kõige isand. Nagu me just ennem lugesime seda laulu 93, ta on kõige omanik siin maa peal. Tema on ülevusega riietunud, ta on kõik valmis pannud. Ja mina ei usu, et kui ta see kadunud poeg tuli tagasi, siis ma arvan, see on täitsa sümbol meie isast. Ta oli kõik, mis tal oli, isegi oma pärandi oli ta ära laristanud. Ta tuli tagasi ja hakkas mõtlema, mille peale? Oma isa peale. Ta ei mõelnud, et ma saaks isa lähedale sinna. Kõik ma olen ära kulutanud, aga tead, sulastel on ka seal minu isa kodus palju parem olukord.
oota, ma lähen tagasi sinna isa koju, olen parem, mu sulane tal seal. Ja siis ta tuleb isa ligi. Isa jookseb ta juba kaugelt vastu. Oh, mu kallis poeg, küll on tore, et sa koju tuli. Ja niimoodi toimib see meie Jeesuse mõeldud kogudus. Usalda täielikult. Tema on kõige allikas. Ja kõik sinu raskused ta läbib koos sinuga. Ta ei jäta sind kunagi üksi. Isa, ma lihtsalt õnnistan täna igat ühte, kes kuulas seda sõna. Ja ma tänan, issand, et sina õnnistad Eestimaa kogudusi. Et me teame, kes me oleme, miks me siin oleme. Et meie teame konkreetselt, meie ustavuse peale tulevad paljud. Isa, ma tänan, et mitte ainult üksinda teiste pärast, vaid meie endi pärast. Me vajame sind. Me vajame sinuga osadust. Me vajame sind rohkem mõista. Me tahame olla osa sellest, mis on sinu plaan, sinu teostus, sinu strateegia, sinu plaan, sinu annid meie jaoks. Issand, me ütleme sulle täna uuesti jah. Issand, jätka seda, mida sa nagunii tahad jätkata, aga me anname sulle vabad käed. Me ei seisa ette, me ei pane sulle tingimusi, kuidas, mis päevaks sa mingi asja pead ära tegema. Issand, sina tead, kui imeliselt me võime sind usaldada, sest sa oled jäägitult, mitte omakasupüüdlik, sa oled jäägitult armastav isa, kes mõtleb meie headele asjadele, mis meile oleks hea. Ja sellepärast me täname sind. Amen.